tere tulemast vaatama meie järjekordset saadet, mis on saanud väga sooja vastuvõtu. Tere ka minu poolt ja tervitame siinkohal kõiki vaatajaid. Urbo, et me oleme nüüd juba hea mitu nädalat eetris olnud ja andnud oma põllumeestele ja oma vaatajatele infot, mis toimub põldudel, kuidas maailmas viljahinnad liiguvad. Aga vaatamegi, kuidas siis praegu põldudel olukord on ja kui palju koristatud on. Väikse ülevaate võib anda küll, et praegusel hetkel tundub niimoodi, et Lõuna-Eestis on ikkagi koristatud juba üle poole, seal kuskil 60% kandis ja põhja pool vast 40–45%. Nii et võime öelda, et oleme poole peal. Ja ega koristatakse sisuliselt kõike siin midagi nii-öelda vahet teha ei saa, et ka suviviljad on juba valmimas ja see saab üsna suured väljakutsed siis meie vastuvõttudele ja kuivatitele, aga mis seal ikka, saame üldjoontes hakkama. Siinkohal võib-olla märksõnaks see, et kuivatileping ikkagi on oluline ja praegu vastuvõttudes seda kindlasti ka terasemalt jälgitakse. Nii et praegu koristatakse siis kõiki viljasid, mis põllult tuleb, kas ka kaunviljasid? Ka hernest koristatakse, uba siiski veel mitte, vähemalt ei ole näinud ühtegi koristatud oapõldu. Ja herne osas praegu hetkel võib öelda seda, et suur koristus käib, kvaliteet on enam-vähem okei. Kahjurite poolt kahjustatud terasid on üsna palju. Ei saa öelda, et nüüd liiga palju, aga see võib mõnes kohas probleemiks osutuda ja kvaliteeti natukene allapoole kiskuda. Meil ekspordilepingutes on muidu kahjurite poolt kahjustatud terade hulk maksimaalselt 3%, mis on ka tegelikult siin meil turul kvaliteedi tingimustes kirjeldatud. Aga kuidas siis teiste viljade kvaliteet paistab praegu, et kui on juba üle poole koristatud? Ütleme niimoodi, et kvaliteet on üldiselt üsna hea, ei ole suuri probleeme mahukaaludega. Mida küll ära märkida kindlasti on jätkuvalt märksõnaks kuum vili. Tuletame meelde, et sadamates on piiriks 25 kraadi. Rukkil on täheldatud probleeme tungalteradega. Lubatud maksimum on siinkohal 0,05%. Nisu puhul aga on positiivne see, et langemisarvud hilisematel sortidel on olnud kõrgemad kui varasematel ja see annab päris hea lisa põllumehe kukrusse. Marge, aga mis turgudel toimub? Turgudel on väga palju huvitavat toimunud, aga vaatame täpsemalt graafiliselt. Nädal tagasi oli Matif 176 juures. Täna on Matif taas 181–182 eurot tonnist. Kui Matif on veidi tõusnud, ei näe me, et Eesti viljahinnad on sama palju tõusnud. Seda just põhjusel, kuna viljasurve on Euroopas ja Mustas meres suur, siis vilja füüsiline hind, see tähendab laevavalemid, on langenud. Väikese tõusu põhjuseks on eelkõige tehniline kauplemine turgudel. Viljabörsil mängivad fondid, spekulandid, need, kes teravilja hingeelust võib-olla suurt midagi ei teagi. Fundamentaalsed näitajad nagu euro-dollari kurss ja Venemaa suur nisusaak, mida taas eile suurendati, suruvad vilja hinda. Ja kui vaadata hetkel ekraani, siis eilne kerge tõus on juba sulanud ja minu ekraan on hetkel punane. Euro on taas tugevnenud. Praegu oleme 1,19 juures ja tegelikult ongi huvitav olukord. Euro tugevneb, aga Matif ja nisu hinnad on jätkuvalt väga kõrgel. Tugev euro mõjub Euroopa viljahinnale tegelikult negatiivselt. Ajalooliselt vaadates on euro olnud veelgi tugevam. Paar aastat tagasi oli kurss 1,23 ja silmas pidades ka poliitilist ja majanduslikku olukorda on eurol ruumi veel tugevneda. Ka USA turgudel on toimunud huvitavaid muutusi. USA vilja, maisi ja soja hinnad on tõusus. Siin on eelkõige suurimaks mõjutajaks tormituuled Iowa osariigis, mis on üks olulisemaid maisi ja soja kasvatusregioone. Seal olid ikkagi nii suured tormituuled, et kusagil 40% maisipõldudest on lamandunud. Samuti on tuul pillutanud laiali väga palju punkreid. Nii et kellel on huvi, võib ka internetis guugeldada. Teine oluline aspekt maisi hinna osas on Prantsusmaal kuivus. Vaid 65% maisipõlludest Prantsusmaal on heas või väga heas olukorras ja kuivus Prantsusmaal teeb muret. Kui vaatame nüüd edasi Euroopa kaarti,
siis Lõuna-Euroopas on koristus tehtud. Ainukesena väiksemaks jäi saak Prantsusmaal kui eelmisel aastal. Saksamaal on palju parem saak, Baltikumis tuleb nisu rohkem. Samuti on Rootsis väga head nisusaagid, lausa 1-2 tonni hektari kohta rohkem kui eelmisel aastal ja kvaliteet on väga hea. Kui vaatame oma lõunapoolseid naabreid, siis Leedus on 90% tehtud ja Lätis ollakse 80% peal. Arvestades, kui head saagid on Euroopas, on üllatuslikult USDA raport vähendanud Euroopa nisusaagi prognoosi ja seda võrreldes eelmise kuuga lausa 4 miljonit tonni. See tähendab, et USDA raport prognoosib Euroopast lausa 19,4 miljonit tonni vähem nisu kui eelmisel aastal. Euroopa puhul tuleb ära mainida seda, et kui ilm on olnud koristuse jaoks hea, siis nüüd on Euroopas liiga kuiv, et külvata vilja või rapsi. Kui tuleme Venemaa juurde, siis siit me saame iga nädal uusi uudiseid. Kui eelmisel nädalal tõsteti saagiprognoosi 81 miljoni tonni juurde, siis esmaspäeval suurendati veel 1 miljoni tonni võrra. See tähendab, et Venemaalt oodatakse 82 miljonit tonni nisu. See tähendab 9 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. See nisu hakkab nüüd kohe varsti jõudma turule ja nisu hind satub veelgi suurema surve alla, sest kaup on vaja eest ära saada. Praeguseks on koristatud Venemaal juba kuskil 62 miljonit tonni nisu ja viimase paari päevaga on Venemaal nisuhinnad drastiliselt langenud. Eesti ja kogu Läänemere nisuhinnad konkureerivad Musta mere viljahindadega ja seetõttu võib väga oluliseks muutuda just Eesti nisu kvaliteet, nagu putukakahjustused, fusarioos, teiste viljade osakaal nisu sees. Kui kvaliteet on hea, siis see annab eelise Eesti vilja ekspordiks. Rapsi hind on väikeses tõusus, sest soja hind on tõusnud just eelkõige siis Ajava osariigi tormi tõttu. Samuti on hakanud Hiina ostma sojat USA-st. Ja soja hinda mõjutab siinjuures ka madalamad laoseisud kui algselt prognoositud. Rapsi hinda mõjutab ka palmiõli hinna tõus maailmaturul. Kokkuvõtteks, koristus meie laiuskraadidel on lõppemas ja Venemaa suur nisusaak ning langevad nisuhinnad hoiavad meie viljahinnad veel pikalt surve all. Sellega tänaseks lõpetame. Kohtumiseni uuel nädalal! Kohtumiseni!